oled sina ESTA liige? Kuna ma olen nüüd ESTA-s olnud tõesti praktiliselt pea algusaastatest saati, siis tegelikult minu see kõige suurem nii motivatsioon või selline asi, mida ma siit ESTA-st saan, on tegelikult see suur kuuluvustunne. Et sotsiaaltöötajad tegelikult, meid on väga palju üle Eesti, neid on mitu tuhat tegelikult. Ja üks selline aktiivne seltskond on otsustanud, et nad kuuluvad kokku. Et neil on ühised mured, mõtted, eesmärgid, rõõmud, tegemised, et minu meelest see ESTA üks suur väärtus ongi see, et me kuulume kuskile. Me teeme ühe asja nimel väga palju erinevaid tegevusi, et minu jaoks on see kuuluvuse tunne kõige tähtsam, et see kuuluvustunne tekiks, selleks pead sa ise olema aktiivne. Sa pead ise tahtma tegelikult kõigepealt natukene anda ja siis alles mõelda, et mis ma ESTA-st vastu saan. Need on minu jaoks nagu praegu hästi olulised hetked. Ma olen ESTA liige sellepärast, et ma armastan sotsiaaltööd. Ja see ESTA ühendab kõiki sotsiaaltöötajaid. See on organisatsioon, kus sa saad jagada oma rõõme, oma muresid, saad hingetuge ja toetust, saad teha ettepanekuid, saad olla kaasas kogu sotsiaalhoolekande arengule Eestis. ESTA on organisatsioon, keda tunnustab ka Sotsiaalministeerium ja ütleme siiski ka avalik huvi ja meedia. Saame tõstatada ka väga keerulisi probleeme, saame parandada nii sotsiaaltöö kui sotsiaaltöötajate mainet ja väga suur boonus on kokku saada kõikide Eestis seda tööd tegevate inimestega ja omavahel siis ka neid kogemusi ja neid vahetud suhted on igapäevatöö tegemisel ääretult olulised, et sa tunned, kes seda tööd teevad, sul on väga lihtne asju korraldada üle vabariigi. Minu jaoks on ESTA-sse kuulumine täiesti loomulik. Kui ma olen sotsiaaltöö valdkonna inimene, siis see on nii loogiline, et oled ESTA liige. Ja mis ta mulle on andnud palju toredaid uusi tuttavaid, häid kolleege, vestluskaaslasi, mõttekaaslasi. Et super, tulge ja olge. ESTA liige alates 2007 aastast ja minu jaoks on olnud hästi loomulik see, et kui mul on omandatud eriala, ma töötan selle peal, siis ma kuulun ka vastavasse organisatsiooni. Ja üks asi on küll organisatsiooni kuulumine, aga ma olen alati tahtnud teha ka rohkem. Ja nüüd ma olengi juba päris mitu aastat tegelikult tegelenud kutsevaldkonna koordineerimisega. Koordineerin siis tänasel päeval tegevusjuhendaja ja sotsiaaltöötaja kutsete andmist. Lisaks kuulun Põhjapiirkonna juhatusse, kus meil on ka oma erinevad tegevused. Ja ma tunnengi, et sellega ma saangi panustada.